Minu nimi on Keiti, ma olen 33-aastane, olen Flora naiskonnas mänginud alates 2008. aastast ja minu positsioon on keskpoolkaitse. Armastus jalgpalli vastu sai alguse paneelmajade vahel hoovis sõpradega mängides, aga ühel päeval juhtus nii, et osad sõbrad olid läinud trenni ja olin üksi seal õues. Ja läksin siis kaasa nendega ja kõksisin seal värava taga ja treener tuli ja kutsus mind ka mängima. Aga see oli poiste võistkond ja ma mängisingi mitu aastat siis poiste meistrivõistlustel ja minu esimeseks treeneriks oli Olev Reim. Pärast seda aga enam juhendi järgi on võimalik poiste liigas mängida ja mul tuli siis astuda samm naiste jalgpalli. Flora naiskond tundus sellel ajal mu jaoks hirmutav, kuna ma olin niisugune pisike tüdruk ja ma ei mäleta, mis ma võisin olla 13-14. Ja samal ajal tuli siis Kehtnast üks treener Gunnar Kure ja kutsus mind sinna trenni. Ta tegi seal tüdrukute võistkonna ja siis mängisingi mõned aastad seal tüdrukute meistrivõistluseid Kehtna eest ja seal alustasime ka meistrivõistluste mängimist naiskonna näol. Ja sealt edasi liikusin Tallinna Kalevisse ja pärast seda siis jõudsin koju tagasi Florasse. Ma jälgin küll, kui on selline hetk või aeg, aga kuna ma töötan ka hästi palju jalgpalli sees ja siis on õhtul trennid, nädalavahetusel mängud, et siis tihti sellel vabal ajal tahaks teha kõike muud, mis ei ole seotud jalgpalliga. Aga otseselt sellist lemmikvõistkonda või koondist ei ole, et need asjad muutuvad ka ajas, et mõni võistkond on mingis ajas olnud sümpaatsem ja siis jälle ei ole, et sõltub ju treeneri käekirjast ja mängijatest, kes seal mängivad. Ma arvan, et ühte kindlat saavutust on raske välja tuua. Minu jaoks on jalgpallis väga palju muud olulist. Mul on see probleem, et osadel inimestel on see, et hullult mingid emotsioonid ja kõik asjad on nii, et see oli mul mingi kõige-kõigem hetk, aga ma ei tea, kui sa oled selles teekonnas olnud mingi 20 aastat rohkem, siis neid hetki on nii palju ja sa ei saa ühte konkreetset hetke välja sealt tuua. Et see on muidugi need kõik, kas või see aasta parim jalgpallur, et see on tõesti tore tunnustus, aga see ei ole ka see kõige-kõigem, et kogu see protsess, ma arvan, et sellist ühte asja välja tuua on raske. Vaata, tegelikult ei ole ühte mängu, ei ole sellist, et ma pigem olen ka see, et minu jaoks ei ole elus tähtsad need mingid tiitlid või staatused. Minu jaoks hästi oluline see emotsioon, mis sa saad nendest asjadest, mis sa teed. Et see on tulemus, aga tegelikult just see ka, et kui sa tuled väljakult ära, et vahel sa võidad võib-olla 5-0, aga see emotsioon ei ole õige, sest et see mäng võib-olla ei olnud päris see, oleks tahtnud, et mänguliselt, et tiim oleks mänginud oma parimat mängu. Et minu jaoks et just see, kui see tulemus tuleb läbi nende õigete asjade ja selle emotsiooni, siis on see kõige õigem. Ma arvan, et siis, kui ma jalgpalli alustasin, siis ma kohe kindlalt ei mõelnud mingitele eesmärkidele. Ma läksin lihtsalt trenni ja see oli hästi lõbus ja ma ei teadnud isegi sel hetkel naiste jalgpallist midagi, et üldse kuskil naised jalgpalli mängivad. Et pigem ongi need eesmärgid ja saavutused tulnud ajaga, aga otseselt ma ei ole see inimene, kes endale väga palju selliseid kindlaid eesmärke seaks. Et jah, mõningad on, aga need ei ole niimoodi kuhugi kivisse raiutud, et sa teed ikkagi lõpuks neid asju, mis annavad sulle hea emotsiooni ja siis tuleb ka tulemus. Ma arvan, et naiste jalgpall võrreldes sellega, kui mina alustasin, siis meistriliigas mängimist on väga palju muutunud. Et esiteks ma arvan, et naiste jalgpalli võetakse juba palju tõsisemalt. Teiseks kajastatavus on palju suurem, et me isegi meistriliiga mänge näitame nüüd kord nädalas ühte mängu, et see on päris suur samm. Ja ma arvan, et ka sportlik pool on väga palju
tõusnud see tase, et paljud mängijad on ka välismaale mängima saanud ja ma arvan, et ka see, kui noorelt täna juba tüdrukud alustavad jalgpalliga, et kui mina alustasin, siis ei olnud veel praktiliselt üldse tüdrukute võistkondi, olid mõned naiskonnad. Et tänasel päeval meil on juba U10 võistkonnad ja et mida nooremalt tüdrukud jalgpalliga alustavad, seda parem saab ka olema tase. Kui ma mõtlen, mis soovitusi ma annaks noortele jalgpalluritele, siis ma arvan, et ükskõik mida inimene teeb, et lõpuks tulemuse annab see, kui seda tehakse naudingu ja südamega. Et sa ei saa teha midagi hästi, mis sulle tegelikult nagu ei meeldi lõpuks. Aga muidugi ka ma arvan, et ei tohi ebaõnnestumisi võtta ka kunagi kohe kui läbikukkumisena, et need ebaõnnestumised mängudes, trennides, see on vajalik, et edasi areneda ja kasvada ja veel tugevamaks saada. Ma arvan, et me lähme homsele mängule heade emotsioonidega vastu, et mängueelne trenn on veel tegemata, selle teeme ära, keskendume homsele vastasele ja lähme kindlalt enda parimat mängu näitama nii kaitses kui ründes. Siis tuleb ka hea tulemus. Vaata neid!